ülikoolides käies on marketing olnud üks minu lemmikõppeaine alati. Ometi minu elutee on kuidagimoodi viinud mind hoopis mööda tootmisettevõtteid. Ja need siis nüüd saan hoopis niimoodi ringiga tagasi oma lemmikteema juurde. Väga lahe. Saame tuttavaks. Mina olen Kristjan. Sinu nime ma kohe teada ei taha, aga ma tahaks teada sinu kõrvalistuja nime. Paljud teist on kindlasti päeva otsa või istun nende samade vahvate inimeste kõrval, võib-olla mõned ei ole veel nime teada saanud. Ole hea, küsi oma kõrval üle nimi. Ja teisel poolt ka, mõnel on 2 kõrvalistujat. Ja kes julgeb, võib ka tagant ja eest küsida. Super. Ja nüüd, kui mina ütlen oma nime, siis teie ütlete mulle ühe oma kõrvalistuja nime. Proovime. Kristjan? Ei kuulnud. Proovime nüüd niimoodi, et mina ka kuulen. Kristjan? Palju parem. Aitäh. Jätke meelde need nimed. Võib veel vaja minna. Meie elu on sageli nagu elaks kiirteel. Hommikul ülesse, hopsina kiirteele, Riiga, väike peatus Iklas ja siis tagasi. Ja niimoodi iga päev. Meile tundub, et meil on aega vähe, ülesanded on palju, neid autosid, millest möödasõit on palju. Kes on seda vahest tundnud? Kord aastas, kord kuus, kord nädalas, iga päev, kes on iga päev tundnud? Päris paljud on iga päev tundnud. Mina olen ka sellel kiirteel käinud. Ja selle kiirtega on huvitav lugu, et see kiirte ei olegi alati otse ja väga hea asfaldiga, vaid väga sageli see kiirte osutub hoopis selliseks auguliseks ja mülkaliseks teeks ja see auto, millega sõidad, ei olegi hea suur turvaline kinnine auto, vaid tuleb välja, et see on hoopis kabrio ja iga kord, kui sa kuskilt august läbi sõidad, siis seda pori pritsib sulle vasakult paremalt ja sa pead sellega ka hakkama saama. Ma räägin teile oma loo. Näed sa, üks slaid on vahelt välja lõigatud. Räägin teile vahepeal siia selle slaidi, mis on välja lõigatud, oma loo sellest, kuidas moodi mina kasvasin spetsialistist juhiks. 6 aastat tagasi üks suur tootmisettevõte värbas mind enda juurde. Sain alguses sellise mõnusa 15 liikmelise tiimi. Aasta pärast see tiim, mis mulle lubati juhtida, oli 50 inimest, poole aasta pärast 150, veel poole aasta pärast 200. Ma kasvasin spetsialistist 200 inimese juhiks 2 aastaga, mis oli üliäge kiire karjäär minu jaoks. Ma olin väga rahul, kõik mõtlesin, mis ma nüüd siis sain. Ma sain endale palju võimalust ära teha, ma sain kõva motivatsiooni härjasarvist võtta, ma sain võimu, ma sain väga viisaka kompensatsioonipaketi selle eest. Ma mõtlesin, mis ma siis nüüd kõik lubada saan. Uus surfilaud, uus puri, perega spa-puhkused sagedamine kui varem. Aga mis selgus on see, et mul ainult üht-teist veel juurde, millega ma ei osanud alguses arvestada. Ma sain endale tohutult palju suurema vastutuse, millega kaasnes vaikselt kasvav ärevus. Ma sain endale kiiresti kasvava kehakaalu, niimoodi 3-5 kilo aastas, päris mitu aastat järjest. Ma sain endale kõrgenenud vererõhu, ma sain kõrvetised, ma sain endale unetud ööd, sain igasuguseid toredaid asju, aga neid asju ma ei tahtnud. Õnneks mul õnnestus need asjad ära häkkida umbes paari aastaga.
täna on minuga kõik korras, minu tervisenäitajad on sama heas vormis, kui ma olin 20-sena. Ma arvan, ma ei ole kunagi nii heas vormis peale 20 eluaastat olnud, kui ma täna olen. Kuidas sellist väga tugevat stressisündroomi ära juhtida, ma mõningaid nippe teile ka täna jagan. Aga miks ma sellest üldse räägin? Stress, nagu te ise ka siin käsi tõstsite, on üsna tavapärane asi meie elus. Kuhugi maani on see okei, kuskilt maalt hakkab see mind ruineerima. Väga sageli me ei pane tähele, kui stress hakkab meile mõjuma negatiivselt. Mina ei pannud tähele, kui mul need sümptomid tekkima hakkasid. Üks hommik vaatasin, pesin pead duši all ja mul oli tohutult palju juukseid alalangenud, nagu koera oleks kammitud. Selline suur pusa on seal all. Ja niimoodi oli mitu hommikut järjest nädalate kaupa. Mõtlesin, kui niimoodi jätkub, ma varsti kammi ei pea enam kasutama. Aga ma ütlesin, et mul 40 ka juba, ju siis on geneetiline värk, peavad juuksed välja langema. Kehakaal kasvas kiiresti, mõtlesin, et mul 40 ka juba, võib-olla peabki kehakaal kasvama hakkama. Verenõhk hakkas kasvama, mõtlesin, mul 40 ka juba, võib ju kasvada. Ja ma ei osanud nagu aru saada, et see tegelikult on seotud minu mentaalsuse teemadega. See, kuidas moodi ma ellu olen suhtunud, see on hoopis see, mis keha ka selliselt teeb. Ja see on üks nagu tunnus väga paljudele inimestele, kes stressirohket elu on endale tekitanud või peavad seda elama, et ei panda tähele, millal me hakkame üle piiri minema. Stress kasvab vaikselt üks hetk läbipõlemiseks. Kui siis käsipidurit peale ei saa, siis sealt järgib depressioon. Ja kui siis ka käsipidurit ei saa peale, siis vähemasti meeste seas Eestis väga tihti järgneb enesetapp. Me oleme Euroopas esikohal enesetappude koha pealt. Enamasti see nii kaugele ei lähe, aga kui asjal ka õigel ajal ei tegele, siis läheb. Parem on ennetada, et üldse nii kaugele ei jõuaks. Stress ja stressiga seotud teemad on täna Euroopa Liidus ja Eestis number 2 töövõimetuse põhjus. Kui siin täna ka mitmeid kordi jooksis läbi väide, et meil on tööjõupuudus ja raske on inimesi leida, siis see, kuidas me oma tööelu elame, sageli vähendab seda inimeste saadust veelgi või siis meie enda töövõimet. Väga tugeva stressis töövõime langeb kordades. Isegi siis, kui me arvame, et me teeme ületunde ja ma teen natukene ülearvelt ja me teeme küll neid tunde, aga tulemus sealt ei tule. Tulemus tuleb siis, kui sa oled heas vormis, sinuga on kõik korras puhanud. Stress toob kaasa enamus meie füüsilistest haigustest. Te arvate, et saite nüüd siin sügisel külma ja mis ikka see viirused liiguvad siia ringi. Aga need inimesed, kelle stressi ei ole, nende immuunsus on palju tugevam, nemad ei saa külma. Haigused hakkavad külge siis, kui immuunsus on madal. Immuunsus läheb madalaks ühe põhjusena stressist. Sest et kortisool, stressihormoon, mida toodetakse, see surub maha immuunsussüsteemi toimimise. Jälgige ennast, jälgige oma kolleege, oma pereliikmeid, kui keegi kipub tihedamini haigeks jääma kui tavapärane. Siis vaadake korra, et kuidas tal selle ärevusega on. Võib-olla asi hakkab sealt pihta hoopis. Arvatakse, et juba järgmisel 10 on stressiga ja sellega seotud haigused number 1 probleem kogu maailmas. See toob kaasa endaga ka päris palju kulusid. Seepärast on see teema oluline. Aga mõned tehnikad siis, kuidas seda ära häkkida. Tehnikad on lihtsad, tehnikate puhul
kõige tähtsam on see, et tehke neid lolli järjekindlusega. Kas või natukene, kulutage selle peale kas või nagu 1 minut päevas, aga tehke iga jumalamaa päev. Esimene tehnika on juhuks, kui asjad on juba halvad. See on lihtne tehnika. Nina, mis on parim, võidab. Kõik saavad aru. Ei saa? Okei, ma räägin lahti. Kõigepealt nina. Kui sa oled siiamaani sees, mis on kõige ohtlikum asi, mida teha? Nina norgu lasta. Ühesõnaga, säilitage optimismi, sest et see, kuidas te mõtlete, see loob maailma. Kui te keskendute negatiivsetele stsenaariumitele, siis nende täideminemise tõenäosus kasvab. Kui te keskendute positiivsetele stsenaariumitele, siis nende täideminemise tõenäosus kasvab. Mõte loob tegelikkust. Proovime. Tõuske korra püsti. Julgelt. Keerake natukene väikse küljega sõbra suunas ja ajage näpud laiali ja käed laiali. Mõned võib-olla on teinud seda harjutust, ärge siis reetke. Ja nüüd keerake nii kaugele, kui te saate. Ja vaadake, kuhu siis käsi näitas. Ja jätke see koht meelde. Aitäh, laske lõdvaks, keerake tagasi. Nüüd pange silmad kinni. Pange silmad kinni ja tehke mõttes sama keeramist uuesti. Pange silmad kinni. Ei ole kätega vaja, ärge kehaga ei tee midagi. Oma mõttes keerake ennast. Füüsilist keha ärge näppige, keerake mõttes. Keerake nii kaua, kui saite. Keerake edasi. Keera veel. Keera kohe palju kaugemale mõttes. Keera ring peale, juba samasse kohta välja. Proovi mõttes kõigest asju proovida. Väga hea. Lase lahti. Tee silmad lahti. Proovime uuesti nüüd. Keera ja vaata, kui kaugele sa nüüd saad keerata. Kui kaugele nüüd saad? Aitäh! Tõstke käsi püsti, kes sa kaugemale. Praktiliselt kõik said. Vaadake, mis mõte teeb. Ja sama asi juhtub ka siis, kui te olete täbaras situatsioonis. Valitsege mõtet, ärge laske mõttel ennast valitseda. Mis on parim, mida ma saan teha, kui asjad on halvad? See on järgmine mõte, mida te teete siis, kui te olete nagu head asjad võtnud positiivse hoiaku. Siis keskendume ainult sellele, mida me saame kontrollida, mida me saame teha ja ei muretse nende asjade peale, mille üle meil kontroll puudub. See on üks kriisipsühholoogia õppetund, kasutatakse sageli kriitilistes olukordades, õpetatakse inimestele, kes peavad kriitilistes olukorras olema. Mis on parim, mida ma praegu teha saan? Ja ma keskendun sellele. Muud asjad tegelen siis, kui olukord on normaliseerunud. Siis tegelen muud asjade peale mõtlemisena, kui on üldse mõtet. Ja kui ma olen juba andnud ennast parima, siis mul on ainult võimalus kas sellest olukorrast võita või õppida. Kaotada ei ole võimalik. Miks? Sellepärast, et ma andsin ennast parima. Olen enda suhtes olnud aus, pannud kõik sisse. Ja kui nüüd tõepoolest ka välja ei tule, siis ma sain väga kihvti õppetunni ja enamasti pärast selliseid õppetunde meie elukvaliteet tegelikult paraneb, kuigi korraks on vastik. Või te võitsite. Paradoks on see, et võitjad sageli ei õpi. Õpivad need, kes korra feilivad, nii et seda ei tule ka karta. Seega, selleks, et see pikk jutt meelde jätta, nina, mis on parim, võidab. Jäi meelde?
Võtame järgmise. Tehnika number 2, juuks, kui asjad kipuvad ärevaks minema. Ei ole veel väga kehva, aga nagu kõigub või tunnete, et vaikselt kerib. See on 3 S-i. Jälle hea lihtne meelde jätta. Mis need 3 S-i võiks olla? Seotud, ma annan vihjeid, seotud emotsioonide juhtimisega läbi füüsilise keha. Ei ole see söömine ja siis see teine S ja siis 3 S, sest see ei ole. See on seotud keha pingutamisega ja keha lõdvestamisega. Et emotsiooni on võimalik juhtida läbi füüsilise keha, üks meetoditest, läbi siis kehaga siis koormates või talle puhkust andes. Esimene S on sport. Kes on sporti teinud? Kõik on teinud pärast jooksmist, mis tunne on? Päris mõnus. Peep Pain ütleb selle kohta, et hommikul pärast jooksmist teen ukse lahti, tulen tuppa tagasi. Siuke tunne on nagu, issi tuli koju. Igasugune füüsiline pingutus, sellel järgneb tegelikult kehas lõõgastus, see aitab kehal sügavamalt lõõgastuda hiljem. Mis see veel teeb, mis on üks varjatud mehhanism, mida paljud tähele ei pane, on see, et füüsiliselt pingutades me hakkame sügavamalt hingama. Üks suur häkk selle asja sees on hingamine, sellest räägime järgmise tehnika juures ka vähe pikemalt. Aga see, mis aitab teie närvisüsteemi sisse häkkida, on lisaks füüsilise pingutusele ka hingamine. Ja siia selle S alla võib tegelikult panna üldse liikuvad eluviisid, tervislikud eluviisid, minu poolest, miks mitte see söömine ka sinna esimese S-i sisse. Teiseks S-iks, ma ütleks, see võiks olla spa ja kõik see, mis on sellega seotud. Erinevad veeprotseduurid, saunad, massaažid, kõik, mis lõõgastab. Miks mitte ka hea sügav kosutav uni. Kui sportlane läheb võistlusele järgmine päev, siis eelmine päev ta teeb väikse trenni, sööb mõistlikult ja magab väga korralikult, selleks, et teha tipptulemust. Paljud siin saalis viibijad on väga tipptulemusele orienteeritud. Ja mitte üks kord, vaid iga päev tahaks tipptulemust teha. Kui sa tahad, ma näen järjest käsi tõusmas, kui sa tahad iga päev tipptulemust teha, siis seda saad teha ainult siis, kui saad maganud korralikult. Vaata, palju see keha vajab, see on tavaliselt kuskil 6 ja 9 tunni vahel. See on parim häkk, mida saad teha selleks, et järgmine päev olla olümpiavormis. Proovime korra seda, enne kui me viimase S juurde läheme, seda pingutuse ja lõõgastuse värki. Pange üks käsi endale kuhugi põlve peale ja laske see lõdvaks. Nagu pange see käsi magama. Vaata, kui sa lähed õhtul magama, lõdvestad keha kuidagi eriti tugevalt. Et vaata, kui tugev see aisting on, et kui sa üritad seda kätt lõdvestada, kui tugev see aisting on. Kes tahab, võib silma kinni panna korraks, tunned paremini oma keha. Saite tundega ette. Nüüd võtke sama käsi, suruge rusikasse, pingutage seda kätt nii kõvasti, kui saate, loeme 10, pingutage kogu aeg. 9, 8, 7, kõvasti, 6, 5, veel, 4, 3, 2, hästi. Nüüd tehke sama nipp. Käsi jala peale, silmad kinni, lõdestage. Tunne. Kes tundis, et lõõgastus oli suurem kui esimene kord tehes? Jälle enamus. Tõestatud. Ei ole teooria, ise proovisite. Viimane S, ma pean küll ütlema, et see eelmine kord mõned arvasid ära, ongi seks. Pingutus on? Lõdvestus on? Mõni jääb isegi magama pärast.
Kellel miskipärast on vastu näidustatud või parasjagu ei saa, siis selle essi võib ka nagu suhetega asendada, et seks on üks suhtlemisvorm võib-olla. Et sõbrad, suhted, seks, et selle võiks panna siia viimase essi alla, need ka väga hea tehnikad lõdvestamiseks. No nii. Tehnika number 3. Juhuks, kui tahad olla asjadest üle. Juhuks, kui tahad olla nagu kõva mees, et üldse midagi väga käima ei tõmba. Et tulgu, mis tuleb, käima ei tõmba. Kui tahad olla kõva mees väliselt, siis sees pead olema pehmo. Mida pehmo tähendab? PHM, ma mõtlesin, kuidas see teha nii, et teile meelde jääks. Peatu, hinga, märka. See on kriitiliste situatsioonide puhul ka rakendatav harjutus, kui sa oled kuskil nõupidamisel ja tuleb teema üles, mis sind hirmsasti kettas saab või keegi nagu tahab sulle pidevalt suruda ühte sama asja ja sa tunned, ta jälle leidis selle minu nuppu üles, kohe plahvatan. Iga kord, kui sa midagi sellist märkad, või sa oled roolis ja jälle see Bemmi vend keeras sinna sulle ette ja sa tunned, nüüd ma vajutan signaali, siis mõtled pehmo. Esimene asi, peatu. Esimene asi, peatu oma mõtetes, tõmba käsipidur peale ja hinga. Vii osa oma tähelepanust hingamise peale. Vaata, mis hingamine teeb. Mis hingamine tavaliselt teeb, on see, et hingamine järgib meie mentaalset seisundit. Kuidas me hingame, kui me magame? Olete mõnikord näinud magavat inimest? Kes on näinud magavat inimest? Kõik on näinud. Kuidas hingab magav inimene? Sügavalt, rahulikult. Miks? Ta ongi väga rahulik. Kuidas hingab inimene, kes on väga raevunud? Ta praktiliselt ei hingagi, ta on hing kinni. Ja siis kõik need vahepealsed variandid. Suures piires me võime öelda, et on 4 suuremat hingamise mustrit, mida me kasutame. On see rahulik, mida me kasutame rahul olles või siis magades. Siis on väga pinna peale, mida me kasutame, kui me oleme ärevad. Väga kiire hingamine on see. Siis on kiire, aga väga ühtlane. Keskmisest kiirem, aga ühtlane. Seda hingamist me kasutame siis, kui me oleme keskendunud. Näiteks, kui me loeme raamatut. Ja siis on selline ebastabiilne hingamine või neutraalne hingamine, mis toimub siis, kui me lihtsalt oleme oma tegevustes, midagi väga otseselt ei häiri, väga rahulikult ka ei ole, et me toimetame. Ja nüüd, kus siin nagu häkk on see, et hingamine on üks vähestest refleksidest, mida me oleme suutelised üle võtma. Ja hingamine, närvisüsteem on otseselt seotud. Kui me läheme närvi, meie hingamine muutub, aga me võime selle ära häkkida. Võtame hingamise üle. Iga kord, kui sa tunned kerget ärevust või sa tahad lõõgastuda, võta hingamine üle, hinga sügavalt ja aeglusta hingamist. See võtab üle sinu parasümpaatilise närvisüsteemi, mis on vastutav puhkamise ja seedimise eest ja sa näed, et juba minutiga sinu mentaalsus hakkab rahunema. Proovime korra seda. Kes on laulnud varem, see teab, kuidas moodi see käib. Hinga siia alla, kõik kops täis, mitte ainult üles, vaid ka alla, nagu õhupall oleks, et nagu ribid ka liigavad. Ja proovi sügavalt hingates ka siis hingamist aeglustada. No näiteks, et sa hingad, loed sekundid, hingad 1, 2, 3, 4 sisse ja 3, 2, 1 välja. Tee seda. Samal ajal, kui ta seda teed, vii tähelepanu siis
oma hingamisel, hoia tähelepanu hingamisel, mitte oma mõtetel. Proovin korra, jätkake seda sügavat hingamist. Ja nüüd mingisugune hetk te märkate, et keegi teie peas vadistab. Tahab midagi kommenteerida. Nõme harjutus või? Minu ribid küll ei liigu. Või kuidas nemad seda teevad? Mis siin üldse laulmisega seotud on? Keegi hakkab kommenteerima. Nüüd on see emmi koht, märka, et keegi hakkas kommenteerima ja vii tähelepanu tagasi hingamisele. Aitäh, saite kogemuse kätte. Ja see on nüüd tehnika, mida te võite kasutada, kas siis kriitilistes olukordades, viid osa tähelepanust enda sisemaailma, muudad hingamist, keegi ei pane tähele nõupidamisel, et sa seda tegid, ja vaatad, mis sul seal peas toimub. Kas on midagi, mida märgata, kas on midagi, millega võib-olla ei peaks kaasa minema, mingid automaatreaktsioonid. Tõmbasin ennast kogemata niisama käima. Jube head, kelle peal harjutada on lapsed. Kellel on lapsed, see teab, nemad oskavad nagu kõik sinu nupud läbi katsuda. Ja kõige parem, kellega harjutada. Selline tehnika. Viimaseks asjaks kutsuksin teid üles tähelepanelik olema. Nii enda suhtes, kui oma lähedaste suhtes, kui oma kolleegide suhtes. Miks? No leidsin lehelt peaasi.ee väga kihvti karikatuuri, et kui meil on luumurd, kipsiga käime ringi, siis viime sõprade juurde näidata ja ole hea, et joonista siia mulle midagi ja siis mul on nagu tore seda vaadata ja väga ekspressiivselt näitame. Või kui kukkusime ratta seljast maha, lõhkusime jala ära, saime pika tõmblused, näitab ka, vaata, mis mul juhtus. Või siis parem näide, mis siin on, eks ole, see kõhugripi teema. Et pärast seda, kui ma olen kodu täis oksendanud, siis ma panen Facebooki kõigile selle jutu ka, et vaadake, mis mul juhtus, hull värk. Aga siis, kui midagi on nagu päris tõsiselt viga ja see on siin seespool või siis siinpool, siis me oleme vaiksed ja teeme ennast sageli märkamatuks. Ja väga tihti me ise ei saagi aru, et meil nüüd midagi muutus, aga on võimalik aru saada kergemini kõrvalseisjal. Sina kui juht töö juures oma tiimi mõnikord märkad paremini, kui nemad ise ennast kodus mõne pereliikmega. Sageli ise märkad enne, kui tema paneb tähele, et tal midagi on muutunud. Et ole tähelepanelik. Ole tähelepanelik siis mille suhtes? Erinevate stressisümptomite suhtes. Stressisümptomid võivad avalduda käitumise muutuses, füüsilises kehas, mõtlemises. Väga paljud teist enne tõstsid käsi, et nad on stressi tundnud. Kuidas see avaldub? Et näiteks käitumises, mis muutub? Kui on stress? Öelge julgelt välja mõni näide. Närviline. Süütenöör läheb nagu lühemaks. Ja ükskõiksus. Ja see on juba nagu mõttemaailmas, et kui juba stress on väga suur, muutud apaatseks. Paljud teemad enam ei paku huvi. Hakkad ära jätma oma lemmiktegevusi. Kogu aeg meeldis, minul oli niimoodi, et kogu aeg meeldis surfamas käia, käisin iga kord, kui tuul oli, ma olin mere peal. Ma ütlesin töö juures, force majeure, mis mina teha saan? Aga üks hetk enam ei käinud, hea küll, las olla, ma parem teen üle tunde, saan raudmeheks. Mis veel juhtub? Mälu halveneb, jaa, on. Mis veel? Väsinud. Sa tuled töölt koju, sa oled päev otsa istunud ja sa tunned, et ma olen väsinud. Ma pole mitte midagi nagu füüsilise kehaga teinud ja ma olen väsinud. Mis väsimus see on? See ei ole füüsilise keha väsimus, see on vaimne väsimus. Need on sinu emotsioonid, mis tulid kaasa. Väga tihti me hakkame siis neid emotsioone, mis kaasa tulid, juhtima mingisuguse uue tegevusega. See tegevus võib olla külmkapiründamine. Me hakkame sööma, see on lohutussöömine, mille tagajärg on siis soliidne juhi kõht, mis aitab sul pärast tööd teha. Või võib olla hoopis mittesöömine. Paljud inimesed, kes on tugevas stressis, lõpetavad üldse söömise.
või see võib olla hoopis alkoholi tarbimine. No, ma võtan selle ühe õlle, kohe tunnen, et hakkas kergem. 6 aja pärast tunnen, et ühest õllest veel ei hakanud kergem, et võtan 2. Ma ei tea, et kas analoogia kehtib, et kui nagu lõpetad joomise, et kas siis, et kui nagu mõned hakkavad sööma, teised lõpetavad söömise, et kuidas joomisega on. Seda ma ei tea. Ja neid nähte on veel, et palju tuli siin välja, see nimekiri on pikk, mis on siin võib-olla keeruline selle asja juures on see, et sageli need nähud on loomulikud. Mul mõnikord ongi isu, ma söön selle kogu pannitäie praekartuleid ise ära, ma ei tahagi kellegagi jagada. Aga kui see isu nüüd on olnud juba nagu kuid, siis on kahtlane. Või mõnikord ma tahangi selle õlle üksinda ära juua, ma ei taha jagada. Et siin tuleb jälgida muutuseid, käitumise muutuseid, kas enda juures või siis oma lähedaste juures. Ega see ka alati nagu lihtne ei ole, et kui palju me siis paneme tähele oma lähedasi. Aga see on jälle hea koht harjutuse tegemiseks. Selle jaoks oleks meil tarvis jälle püsti tõusta ja tekitada paarid. Võtke 2 kaupa. Ja nüüd siis harjutus on selline, et ärge veel tegema hakake, aga kuulake. Harjutus on selline, et need, kes on uksepoolsed, teie ei pea esialgu muud mitte midagi tegema, kui et mitte piiluma. Te peate, kui ma ütlen, pange silmad kinni, ärge piiluge. Teiega ei juhtu midagi, teid ei väärkohelda. Need, kes on aknapoolsed, teie ülesanne on teha enda juures nii palju muutuseid, kui te oskate. Vähemalt 5, parem kui on 10. Võtke midagi ära, pange midagi juurde, keerake krae ülesse, tõmbaks äärg ülesse, võtke sokid jalast ära, tehke endale uus tattoo, ükskõik mida, nii palju kui fantaasiat tuleb. Ja pärast teise asi on üles leida, kas ta leiab kõik ülesse. Hakkame pihta uksepoolsed, pange silmad kinni, võite käed silma ette panna, meil ei lähe kaua. Aknapoolsed, tehke enda juures nii palju muudatusi, kui saab. Võtame 1-2 minut, palju aega ei anna, aga proovige teha. Ükskõik, see võivad olla naljakaid ja väga lihtsasti nähtavad, käärige käiseid ja ajage soingut sassi ja tõmmake säär üles, mida iganes, mida võiks teine märgata. Väga hea. Nii, paistab, et siin veel ideid tuleb, väga lõbus, minul on juba lõbus. Nii, enam-vähem hakkame valmis saama. Olete aknapoolsed valmis? Õigake jaa, kui olete valmis? Hästi, uksepoolsed tehke silmad lahti ja proovige nüüd need muutused üles leida.
No nii, väga hea. Mulle tundub, et suurem osa muutused on leitud. Võtke istet, hakkame hääletama. Aitäh teile. Väga kihvt oli vaadata. Kes leidis 1-3 muutust? Käsi püsti. Kes leidis 3-6? Ahah, 6-9. Nii palju. 10 ja rohkem. Väga hea, tublid, kihvt. No, kas oli kerge, raske? Raske, pigem raske, eks ole. Ja need olid tegelikult väga suured muutused. Need muutused, mis toimuvad kellelgi nagu siin hinges ja siis avalduvad pärast tema praekartulite mitte jagamises, neid on veel raske märgata. Aga on võimalik, et üleskutse kõikidele, eriti nendele, kes on juhid, olge tähelepanelikud ja heatahtlikud. Te võite väga palju muutusel inimese elus. Kui te märkate kellegi juures selliseid muutuseid, siis mida teha? Kui see inimene on teil on temaga lähedane suhe, piisavalt lähedane ja usaldusväärne, siis rääkige temaga mingi, et ütle, et ma näen, et sul on sellised asjad muutunud, et kas see võiks midagi tähendada. Ja siis võib-olla see inimene nagu hakkab ise ka tähele panema. Kui teil on märkate kellegi juures, kellega te ei ole väga tugevas suhtes ja teil ei oleks nagu hea võib-olla seda teemat avada, siis leidke keegi, kellega tal on hea suhe ja vihjake temale. Saad omavahel rääkida ja võib-olla siis kas siis ise häkkida, jagaga neid harjutusi või kui asi on juba tõsine, siis proovida pöörduda siis psühholoogi poole näiteks. Nad enamasti ei hammusta, mina pole veel ühtegi näinud. Aitäh! Mõned küsimused on ka siiski. Tore. Et ma arvan, et eks see praktika on ju tõe kriteerium. Räägi nüüd see oma lugu ära. Kuidas sa siis sellest pimedast ja mustast august välja ronisid? Jaa, mul läks mõttes hästi, et ma väga sügavale ei jõudnud. See ikkagi siin nagu tugevate stressinähtude mitte veel läbipõlemise juurde. Aga ma hakkasin pihta hingamise häkkimisest. Sama pehmoharjutus. Sealt hakkasin pihta. Kasutasin seda nende situatsioonidel, kui ma tundsin, et mu pulss hakkab tõusma. Sealt hakkas tekkima see märkamise võime. Ja selle märkamise võime arenedes hakkab elu ükselt lihtsamaks minema. Pika peale võtsin endale harjutusi juurde. Täna ma teen hommikuti, tegelen ise endaga circa tund. Ärkan veidi enne peret selleks, et teha hingamisharjutusi, mõtlusi, võimlen. Ja seda kõike sellepärast, et hommikuti on meie alateadvus veel kergelt avatud. Ja me saame seda ka häkkida ja sisse programmeerida juba seda rahu ja stabiilsust ja selle najal purjetad pärast poole päevani. Keset päeva kriitilises olukorras hakata ennast häkkima on mõju väiksem, aga saab juba luua hommikul väga tugeva vundamendi selleks, et olla raudmees pool päeva vähemalt. Kaua see aega võttis? Kaua see aega võttis? Esimesed tulemused tulid tegelikult üllatavalt kiiresti. Ma arvan, et suuremat mõju sai tunda juba kuuga, väikse mõju avaldub kohe, kui hingamist hakkad häkkima. Nii et hingake elu eest. Ma arvan, et lõpetada siis positiivse noodiga, see on ju super näide, et sa välja tulid, täna koolitad teisi, õpetad, kuidas seda stressi maandada. On ka tõsisemaid küsimusi. Ma arvan, et kui need tõsisemad küsimused päriselt ära küsida, siis saab seda teha pärast siit saalist väljas. Kui Kristjan on valmis kindlasti personaalselt nõu andma, kuidas tööandja oma töötajate olukorda peaks märkama ja nii edasi. Oluline sõna, märkamine. Märkamine on, jah. Ehk et me ei saaks ka lasta oma sõpradel lihtsalt ära kukkuda kõrvalt. Kristjan, suur tänu sulle! Aitäh!